olen küll naine, eks ju, aga ma olen võimeline oma pere kaitsma, kui vaja on. Relv laadida! Mõni arvab, et see on nüüd niisugune soki kudumise ja ma ei tea, söögi tegemise koht ainult. Ta on ikkagi sõjaline organisatsioon, samamoodi nagu Kaitseliit. Kui on vaja, siis tuleb riiki kaitsma minna. Muidugi me ei lähe püss käes, aga me aitame mehi. Ta annab igasugust õpet. Enesekaitset, meditsiini õpime, et ennast aidata, teisi aidata. Ja kuidas metsast välja tulla, kuidas põhja-lõuna suunda määrata ilma kompassita. Kuidas inimest otsida metsast. See ongi see, et see on ka grupitöö, ütleme nii, et igaüks ei tuusteldaks mööda metsa ringi või minnakse reas ja märgitakse ära, kus on käidud. Et sa robeled ikkagi sellest olukorrast välja, ükskõik mis ka on. Nendes matkades on seda valu ja võlu, mis meid siia meelitanud on. Ja matkal olles on just see, tähendab, sa nagu oma ego surud nagu maha, eks ju, sul on see grupi või ühesõnaga kambavaim, tiimivaim. Tiim on täpselt nii tugev, kui on tema kõige nõrgem lüli, eks ju, et siis sellepärast ei saa teda hukka mõista, kui on, ta väsib või midagi, et igaüks, ma võin ise ka järgmine kord ära väsida, eks ju, Kuidas olla? Kui motivatsioon on null, jalad andsid juba peaaegu otsad, et nii valus oli kõndida ja siis lihtsalt nagu enda peale siuke viha ja et nagu eelmine koormusmatk jäi nagu pooleli, et nagu äkki see jääb ka või petan iseennast, et jälle ma ei lõpeta ära. Rohkem ongi see enese peale see viha, et see teiste peale ei olegi. Et miks ma jälle siia tulin, mille pärast ja niimoodi. Tulge! Ülesanne on lihtne. Siin on see auk, kus te peate minema. Lintide vahelt välja ei lähe. 2 sorti miine on, traatmiinid ja maamiinid. Ja teil aeg juba jookseb. 5 minutit aega veel. Nii et traatmiinid ja maamiinid. Lintide lõpus olete, siis olete läbinud raja. See lihtsalt on nii, see on põnev ja meile meeldib see. Jaa, vaat lapsepõlv oli selline, siis ei olnud midagi nihukest ja kohe mul on kahju, et ma olen juba nii vanaks elanud ja pole nihukest asja saanud teha ennem. Et ma tahaks kõike võtta, mis veel võtta annab, et see on enese proovile panek. Unustan su need sammud ära. Palu vabandust. Mina ei astu. Meie ei läinud või? Näe, siin peale on kaabel. All on üleval. All on üleval. See oli meie, jah? Astuge. Tasakesi rahul. Üleval on kaabel, mina ei. See oli tema. Ja. Teie olite see ikka. Astu, proovi osta mõistlikult. Ära selle puu vastu kõigastust minna, võttes saa. Ja siin on kohe üle puu vastust. Näe, tule. Näe, siin. Esimesel on kõik, kohe välja. Tule. Näita. Tule välja, ära puu peale. Siva. Rohkem ei ole. Meie ei teinud plaksu ju. Küll, teie oli. Miks see seal plahvatas siis? Mida seepärast, et seal oli see pandud traadiga? Eemale pandud lihtsalt tõstetud selle jaoks teie ohutus mõttes. Nii. Nüüd lähete, vaatame see bussimisse teenurka ja seal on granaadi 500 saate hinga tõmmata paar minutit. Teil on olemas igal ühel 10 padrunit, laadige need salve, siis lugege üle ka, et oleks 10. Samal ajal kui laete, küsin lihtsalt üle, kas kõik on enne lasknud üldse relvast lasketiirust ja ka seda tüüpi relvast. Nii et oskate käsitseda seda relva.
väga hea. Me ükskord läksime naistega Erna ajal kogu varustusega, panime varustuse panime kilekotti, kõik relvad, saapad, kõik vormi olime ainult aluspesuväel ja ujusime seda siis sellest suurt kilekotti, kus oli, see kaalus nii, et me ei jõudnud teda vette lohistada. Ja siis me lükkasime seda enda ees ja ujusime mingi 100 meetrit või 200 meetrit ja selle asemel, et muidu oleks pidanud tegema 11-kilomeetrise ringi. Ja siis see oli küll täitsa ekstreemne olukord. Aga kas te arvate, et tänu naiskodukaitsele te olete tugevamaks saanud? Igal juhul. Kas või ütleme see füüsiline pool, füüsiliseks pooleks, aga kõik need teadmised, mis sealt on saadud. Pluss see tahe teisi aidata on kuidagi tugevam ja see küljetunne ja ühtehoidvustunne, teineteise mõistmine. Kus see varustuse kontroll on? Teeme tõesti külapuhja. Mis te arvate, kaua te veel seda teete? Ma ütlen kogu aeg iga kord, et see aasta on viimane kord, aga ma olen alati oma sõnu söönud, et ma ei tea. Millal siis jälle uuesti matkale? Järgmine aasta. Selleks ajaks on valud meelest läinud. See on nagu sünnitamine. Tahan koju. Tahan koju. Tahan koju. Tahan koju. Kõnnin vaikselt nii üle vee. Meel vaikib, sulab hing, voolub seest, vajun siit jalavees. Sul hääletuna veel.